Kell on saanud 6:50 minutit, natukene juba mõned hetked üle ja enamasti on see sama hetk, kus tegelikult televisiooni stuudios lükatakse tuled peale, sest saate alguseni ei ole jäänud rohkem kui paar minutit. Tere varahommikust! Täna on esmaspäev, uue nädala algus ja 17. oktoober kell 7 Televisioon alustab. Tere hommikust kõigile, ilusat nädala algus! Mina olen Indrek Edur, olen 29-aastane. Minu nimi on Rando Pikner, olen 29-aastane. Rando ja Indrek, mis see on, mida Energiast oma klientidel pakub? Pakume efektiivsemat energiakulude haldust või üldse kommunaalkulude haldust ehk lõppkokkuvõttes väiksemaid kommunaalkulusid. Kuidas te seda saavutate? Filosoofia lihtne, et mida ei saa mõõta, seda ei saa paremaks muuta. Kui praegusel juhul saab klient kuu lõpus mingisuguse arve, kus on üks number reeglina peal, siis ta ei tea, millest see koosneb ja kas on mingi kohti, kuidas seda vähendada. Nüüd meie siis saame näidata, kuhu täpselt, kui palju kulub. Ja nüüd, kui me teame, et me saame leida ebaefektiivsed süsteemid või osakonnad, me saame nendest süstemaatiliselt läheneda energiaefektiivsuse küsimustele. Indrek, te olete 2 nädala jooksul nüüd mõõtnud televisiooni prožektorite ja energiakulu. Mida me sellest kõigest järeldada võime? Järeldada saab seda, et me saame sind üsna kergesti vaadata, palju kulub näiteks aastas televisiooni kui saate valmistamise puhul valgustuse peale energiat, millise jalajälje jätab see nüüd loodusesse ja palju selle peale kulub ka raha. Ehk ma näen, siin vilgub mingi number all, aasta energiakulu televisiooni puhul 1663 eurot. See on see, mis selle valgustamise valgustuse peale, jah, just. Kui oluline see teenus on, mida Energiast täna pakub? Ma arvan, et see saab iga päevaga aina olulisemaks, kui me vaatame, mismoodi me energiahinnad tõusevad ja kui me vaatame, kui palju me tegelikult kulutame energiat nii-öelda õue ehk palju läheb iga päev kaduma, siis see kindlasti on üks paljudest võimalikest viisidest seda analüüsida ja sealt mingid järeldused teha. Mismoodi see võiks olla kasulik ja oluline, see, mida Energiast pakub Rahvusringhäälingu, kas siis uue maja jaoks, mis on küll alles särava maketina, või siis praegu olemasolevate majade parema, säästlikuma kasutamise? Ma võib-olla toon ühe näite, et täna projekteeritud Eesti Rahvusringhäälingu uus maja hakkab kaugküttevõrgus sooja tarbima alles siis, kui on õues -10 kraadi. Sinnamaani tuleb puhvaikas käia? Ei, sinnamaani peaks arvutuste järgi hakkama saama nii-öelda energia mõistliku taaskasutamisega. Miks te ajujahile otsustasite selle ideega minna? Te oleksite saanud seda ju ise omavahel ka arendada, seda enam, et klient juba oli olemas. Klient oli küll olemas, aga meil oli vaja seda ideed põrgatada kellegi vastu, kes oleks piisavalt kriitiline selle idee suhtes ja aus ja kelle oleks nagu kõrge lennulisem ülevaade üleüldisest ettevõtlusest ja sellisest ärimaastikust. Ja seda me läksimegi tegema, ideed põrgatama ja oma ideed siis lihvima. Ajujaht on Eesti noorte ettevõtluskonkurss, kuhu me ootame noorte säravaid, uudseid, lahedaid ideid ja mille raames nad saavad täiesti turvalises keskkonnas proovida ettevõtlust kui üht karjäärivalikut. Ajujahi eesmärgiks ongi tekitada uusi ettevõtteid Eestis. Mille poolest selle aasta ajujaht eelneb varasematest? Selle aasta ajujahil on 3 suuremat uuendust. Kõigepealt see, et selle aasta ajujahi auhinnafond on 3% võrra suurem kui eelmisel aastal. Ehk siis sel aastal võistlevad ideed juba 95 000 euro suurusele auhinnafondile. Samamoodi me jagame ka seda auhinnafondi erinevalt. Et selleks, et meil oleksid lõpus veel küpsemad äriideed, anname me juba vahefinaali võitjatele osa auhinnafondist kätte, et nad saaksid seda kasutada oma äriideede arendamisel. Järgmine suurem muudatus on see, et ajujahi konkurss pingestub veel veebruarikuus, kui siseneb uus laine äriideid. Need on siis ideed, mis on juba väheke küpsemad ja annavad siis konkursile veel nagu vürtsi juurde.
mida te ütlete kõigi nende jaoks, kes plaanivad või mõtlevad selle peale, et sellel aastal Ajujahil kaasa lüüa? Oma idee tuleks kindlasti sisestada, sellepärast et endiselt, kui idee on ainult peas või ainult sahtlis, siis tal puudub väärtus. Nüüd, et teada saada, kui hea see idee tegelikult on, tasub seda teiste inimestega jagada. Ajujaht on hea koht, kus küsitakse väga õigeid küsimusi õiges järjekorras ja seda ideed saab põrgatada vastu tegelikult pädevaid inimesi nii-öelda. Ja siis idee formuleerub ja lõpuks ta võtab mingi kuju paberil ja see on omaette väärtus. Sealt see on nagu alguspunkt, sellest saab edasi minna. Keda te Ajujahile ootate? Ajujahile me ootame noori ettevõtlikke inimesi, kes tahaksid proovida ettevõtlust ja vajavad selleks vähest tuge mentoritelt, koolitajatelt, kontakte, et paremini oma ideid ellu viia. Sellised noori, pärskeid ideid, mis muudaksid maailma. Kas see peab olema täiesti uus idee või kõlbab ka mõni selline, mida ma olen juba paar aastat peas kandnud, aga ei ole söandanud siiamaani veel teoks teha? Täiesti uusi ideid on maailmas üldiselt vähe. Et see idee peaks olema sinu enda jaoks oluline. See võib olla sinuga kaasas käinud juba aastaid, su peas nii-öelda arenenud ja Ajujaht on täpselt see koht, kus sellest ideest siis tekitada reaalne toode, teenus ja minna ärisse. Ma ei kahtle hetkekski, et eelmisel aastal Ajujahilt saadud auhinnarahad on juba otsas. Kas Energiast saab otsa või jääte temaga tegelema? Energiast kestab. Energiast jääb kestma, sest et meie oleme selle taga ja me oleme mootor. Te olete otsustanud, et see firma peab saama suureks? Just, seda tuleb kasvatada nii kaua, kuni sellest tuleb üks kena väärtus, mida saab järgnevatele põlvedele edasi kanda.